Kõigepealt tere kõigile konverentsist osavõtjatele. Räägime siis nüüd täpsemalt sellest uuringust, mida Mart juba põgusalt tutvustas. Uuringu viisime läbi siis kahes osas, kõigepealt elanikkonna uuring ning teiseks intervjuud ekspertidega ning peamiselt ma praegu peatun elanikkonna uuringul, et põgusalt võtan hiljem kokku ka ekspertide uuringu sellised põhitulemused. Ja elanikkonna uuringu viisime läbi augustis ja see oli silmast silma uuring Omnibus uuringu raames ning küsitlesime esindusliku valimiga 1000 vastajat vanuses 15–74 aastat. Ja peamised teemad siis, mida me praegu vaatleme, ongi siis, mis olid ka meil eesmärgid, siis välja selgitada, mida mõistetakse termini all inimõigused. Samuti siis saada teada, mis rahvas arvab inimõiguste olukorrast Eestis. Milliseid inimõigusi rikutakse Eestis? Millistes valdkondades on probleeme inimõigustest kinnipidamisega, peamised infoallikad ja lisainfo vajadus ning samuti elanike teadlikkus erinevatest õigustest, nende olulisus ja kuhu inimesed pöörduksid, kui nad leiavad, et nende õigusi on rikutud. Ja lõpus siis teen väikse kokkuvõtte ekspertide uuringust ja kokkuvõtte kogu uuringust. Esimene küsimus, mis esitati inimestele, oligi, et mida te mõistate termini all inimõigused? Kui räägitakse inimõigustest, siis mida teie selle all mõistate? Tegemist oli avatud küsimusega ja variante ette ei pakutud ja inimesed võisid siin nimetada, mis neile meenus. Siis näeme, et väga palju inimesi ei osanud üldse midagi öelda. Et 30%, pea kolmandik Eesti elanikest, nendele ei meenu mitte midagi. See teema on väga üldine nende jaoks. Aga konkreetsetest vastustest siis toodi kõige enam esile 15% vastanute poolt, sest üldist vastust, et inimeste õigused, seadused, õigused, mis inimestel on, seadused, et selline üldine vastus. Vabadust ja ka otsustusõigust oma elu üle toodi välja 12% poolt. Siin oli ka nooremaid vastajaid rohkem, kes just tõid välja, et otsustusõigus oma elu üle. Sõnavabadus, 10% seostab siis inimõigusi sõnavabadusega ja ka oma arvamuse avaldamise õigusega. Inimeste võrdsus, võrdne kohtlemine, seda tõi välja 8%. Õigus elule 6% poolt, õigus tööle samuti 6% poolt. Põhiõigused, põhiseadus või kodanikuõigused meenus 4% ja vähemal määral siis toodi veel välja õigust haridusele, teiste austamist, et õigustega seostuvad ka kohustused, et ei diskrimineeritaks, et oleks turvalisuse tunne, õigus inimväärsele elule, inimväärsele palgale, õigus arstiabile, vabad valimised, ka liikumisvabadus, sotsiaalne võrdsus, kaitstus ja 1% poolt toodi näiteks ka negatiivselt välja. Meil polegi mingeid õigusi. Aga inimõiguste deklaratsioon ja ÜRO reeglid meenus 1%-le, vastamata jättis 2%. Vastamata jätsid sagedamini algharidusega inimesed, 46%. Nende nimetusi just eelkõige ei oska öelda, neil ei meenunud midagi. Aga näiteks kõrgharidusega inimesed tõid sagedamini välja vabadust, ka sõnavabadust ja teistest sagedamini ka põhiõigusi, põhiseadust. Edasi küsisime, kas Eestis peetakse inimõigustest kinni. Ja sellele vastas jaatavalt 54%. 29% aga vastas eitavalt, siis arvavad, et
Eestis rikutakse inimõigusi. 17%, mis on ka päris suur osa, ei osanud vastata taas sellele küsimusele. Näeme, et positiivsemalt on meelestatud nooremad vastajad. Vanuserühmas 15–19 aastat arvab 67%, et õigustest peetakse kinni, kõik on korras ja vaid 7% leiab rikkumisi. Küllalt suur on siin küll ka nende osakaal, kes jätsid vastamata. Samuti teine noorem vanuserühm on positiivsem, kuid seal siiski on juba ka natuke rohkem neid, kes näevad rikkumisi. Vanemates vanuserühmades on olukord teistmoodi. Seal on vähem neid, kes arvavad, et kõik on meil korras ja natukene rohkem neid, kes 31% mõlemas vanemas vanuserühmas leiab, et on rikkumisi. Eestlaste ja mitte-eestlaste tulemused on samuti erinevad, et eestlastest arvab, et õigusi rikutakse 25%, kuid mitte-eestlastest 36%. Samuti on natuke erinevusi näha siin ka sissetulekust lähtuvalt, et just madalama sissetulekuga inimesed arvavad sagedamini, et inimõigusi rikutakse. Milliseid inimõigusi siis Eestis rikutakse? Selle küsimuse esitasime ainult nendele, kes vastasid eelmisele küsimusele jaatavalt, ühesõnaga arvavad, et õigusi rikutakse. Kokku 279 vastajat. Siis näeme, et kõige sagedamini toodi siin välja väikest palka ja pensioni, mille peale võimalik ära elada. Et 23% inimestest paneb siia alla raske majandusliku olukorra. Sagedamini oli siin ka pensionääre, kes just seda esimest vastusvarianti pakkusid, vanemaid inimesi. Teisele ja kolmandale kohale reastuvad nüüd venekeelse elanikkonna diskrimineerimise teemad. Et venelaste diskrimineerimine tööl ja natsionalism, seda arvab 10%. Emakeeles ei saa haridust, infot ei ole vene keeles, seda arvas 9%. Et selliseid teemasid toodi välja, kui ei olnud midagi ette pakutud ja lihtsalt küsiti inimõiguste rikkumise kohta. Venekeelse hariduse teema on muidugi küllalt hiljuti just olnud päevakorras palju ka gümnaasiumide osas, osaliselt eestikeelsele õppele üleminekuga seoses ja sellest on päris palju räägitud. Naiste õigusi ja palgalõhet eelkõige tõi välja 8%, et sellest on ka olnud palju juttu, et Eestis on üks suuremaid palgalõhesid Euroopas naiste ja meeste palkade vahel. Sellist üldist arvamust, et rahvast diskrimineeritakse, et lihtsalt on ebavõrdsus, see tõi veel 8%. Lisaks siis veel arvatisi pandi siia sõnavabadust ei ole, seadustest ei peeta kinni või karistused on ebaõiglased, diskrimineerimine töökohtades, kodakondsus, ei ole kodakondsust, ei saa valimis käia ja osa rahvast arvab ka, et kõiki õigusi rikutakse, et mingeid õigusi ei ole, 3%. Ning arvatakse ka, et võime arvestada lihtinimesega, et ei kohelda võrdselt, inimesi ei kohelda võrdselt. Natuke toodi ka välja laste õigusi siin, et rikutakse arstiabi kättesaadavust ja vanuselist diskrimineerimist ning puuetega inimestesse halba suhtumist. Muude variantide all toodi siin ka väga palju erinevaid asju välja, näiteks ka maapiirkondades, kus kaovad ära koolid, kaovad kauplused ja teenused, kuid ka väga erinevaid, näiteks et suitsetajate õiguste rikkumine, et ei lubata avalikes kohtades näiteks suitsetada, et selliseid väga erinevaid või liikumisvabadus veekonna piiride ääres ja selliseid väga erinevaid asju. Et näeme ka siin, eks ole, et eestlastel ja mitte-eestlastel on erinevad arvamused, et loogilise tulemusena siis venelaste diskrimineerimist ja natsionalismi toovad siis välja mitte-eestlased ja ka seda hariduse teemat, neid kodakondsuse teemasid, aga eestlastel on rohkem kõige sagedamini siis toodud siia väikest palka ja seda, et ei ole võimalik ära elada. Edasi läksime veel natuke konkreetsemaks ja küsisime, et
kas konkreetselt teie või kellegi teie tuttava õigusi on Eestis rikutud. Et siin vastas ja küsimus esitati siis taas nendele, kes arvavad, et Eestis rikutakse õigusi ning siin nendest 48% arvas, et jah, just konkreetselt ütleme minu enda või kellegi minu tuttava õigusi on rikutud. Kui me taandame selle arvu kogu elanikkonna peale, siis tuleb seal 13% sellisel arvamusel. Ja palusime nüüd tuua välja taas avatud kujul konkreetseid näiteid siis, et mida selle all mõeldakse, siis siin oli esimesel kohal oli diskrimineerimine töökohtades, et ebavõrdsus. Toodi välja ka siin ebavõrdseid tingimusi, majanduslangusega seotud palkade alandamisi ja mitte tõstmisi ja selliseid ka töötingimuste osas ebavõrdsust, et siin läksid nüüd vastused siia kanti. Aga ka siin toodi siis uuesti välja juba eelpool olnud asju, kodakondsusprobleemi, väikest palka ja pensioni, raske on toime tulla, venekeelse elanikkonna diskrimineerimist töökohtades ja haridust, et ei saa vene keeles haridust edaspidi enam, kuid ka arstiabi kättesaadavust näiteks, seadustest kinnipidamist ja ka näiteks piiri ületamisel piirangud Narvas, mis on küllalt hiljutine teema ja sealkandis sageli päevakorral, natuke puuetega inimestesse halba suhtumist, naiste õigusi, sõnavabadust, et ei ole sõnaõigust ja haridus pole võrdselt kättesaadav. Ka siin me vaatasime tulemusi veel täpsemalt, et on olemas uuringu kokkuvõttes endas on slaidid ka nii täpsemates vanusegruppide lõigetes, meeste-naiste tulemused hariduse lõikes, aga siin võib ka veel juurde tuua, et näiteks et rohkem toodi esile Ida-Virumaal rikkumiste, näiteks just need kodakondsuse probleeme ja venelaste diskrimineerimist ja selliseid probleeme. Aga muude variantide alla pakuti siin ka väga palju erinevaid, näiteks ka sundüürnike probleeme ja politseivägivalda, seksuaalvähemuste ebavõrdset kohtlemist ja näiteks andmekaitseseaduse rikkumist, pildi avaldamist meedias ja selliseid asju. Edasi pakuti nüüd vastajatele ette nimekiri, et näha siis, et millise erinevate õigustega ja näha, et mida siis siit valitakse. Igal vastajal paluti välja valida 2 varianti, milliste õiguste tagamisega on Eestis probleeme. Ja siin näeme, et 39% leiab, et sotsiaalse võrdsusega on probleem, et inimesed ei ole võrdsed ja siia alla võidi küll ka panna natukene üldse sotsiaalselt rasket olukorda, sotsiaalset majanduslikku olukorda. Ja taas siis ka siin tuli välja rassiline, rahvuslik ja keeleline võrdõiguslikkus, mis on siin kõik koos ühiselt, puuetega inimeste õigused, 24%, kui nüüd meelde tuletada neid variante, siis inimestele meenus ja nad arvavad, et see olukord ei ole hea. Vanuseline võrdõiguslikkus 17% näeb probleeme, samuti siis ka laste õigustega, soolise võrdõiguslikkusega, ka vabade valimistega nähakse probleemi. Aga siia alla, nagu selgus ka avatud küsimustest ja kommentaaridest, siis sageli pandi sedasama kodakondsuse probleemi, mitte eestlastel, kellel ei ole kodakondsust, et nad ei saa osaleda Riigikogu valimistel. Natuke toodi välja siin sõnavabadust, siis seksuaalvähemuste õigusi ja usuvabadust. 5% elanikest arvab, et Eestis ei ole mingeid probleeme inimeste õiguste tagamisega. 7% ei osanud öelda. Edasi uurisime ka, kust on üldse pärit rahval info, kust nad saavad teada inimõiguste kohta, millistest allikatest siis loomulikult on meedia see peamine infoallikas, 78% saab sealt, vähem saadakse sõpradelt, perekonnalt, sest asjadest räägitakse
ka kodudes, tõenäoliselt sõprade ringis. Internetist, koolist ja ülikoolist on saanud 26%, see on tegelikult üsna madal number, et tõenäoliselt peaks seda saama koolist ja ülikoolist rohkem, aga siin tuli ka täpsemal vaatlemisel välja, et nooremates vanuserühmades oli see tulemus just, kus koolist ja ülikoolist oli palju kõrgem, aga vanematel rühmadel siis vähem. Tööga seonduvalt saadakse infot ja ka samuti riigiasutustest, et siis erinevatest konkreetsetest näiteks MTÜ-dest, Lastekaitse Liit, Puuetega Inimeste Koda, Inimõiguste Instituut, Inimõiguste Keskus, Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus ja muud allikad. 7% väitis siin, et nad ei ole üldse infot saanud. Uurisime siis edasi lisaks, et mis valdkondadest oleks infot juurde vaja. Ja küsimus esitati siis nendele, kes olid öelnud, et kes soovisid lisainfot, kes arvasid, et infot on vähe. Näeme, et ka siin on sellist üldist arvamust, lihtsalt 18% leiab, et kõigist valdkondadest on infot puudu. Ei oskagi täpsustada, millest lihtsalt tahaks infot. Toimetulek pensioniga ja sotsiaalhoolekande 13%. Päris paljud ka siin tõid välja seda sotsiaalteemat, et sellest sooviks rohkem infot. Seadustest ja täitmisest, sealhulgas põhiseadusest, soovis 8%. Tööga seotud õigused pakuvad veel huvi, samuti lihtsalt mainiti inimeste õigustest, aga üldiselt soovitakse ka venekeelset infot, 3%. Laste õigustest infot, võrdsest kohtlemisest üldiselt infot, integreerumisest rahvusvähemuste kohta infot, haridusalast, kodakondsusalast ja diskrimineerimisest üldiselt, kodaniku ja inimõigustest. Muuseas toodi ka väga erinevaid valdkondi välja, üksikuid vastuseid, mis olid väga erinevatest rubriikidest. Sealhulgas ka öeldi, et info ei ole arusaadav, et lihtne inimene ei saa infost aru. Et selles osas on ka puudu jääk, et inimesed sooviksid, et info oleks kuidagi selgemini esitatud, et siis oskaksid nad ka võib-olla inimõiguste kohta paremini midagi arvata. Edasi pakuti veel, toodi nüüd välja erinevad inimõigused ja küsiti, millised nendest on inimõigust ja millised mitte. Lisaks lisati ka üks kontrollküsimus siia, aga vaatame siis tulemusi. Teiseks paluti siis vastata, millised on inimestel kõige olulisemad. Näeme, et kui inimestele meelde tuletada, anda, pakkuda variandid ette, siis on teadlikkus muidugi kõrgem ja päris teatakse kõige paremini siis õigust elule, õigust haridusele, õigust võrdsusele seaduse ees ja õigus sotsiaalkindlustusele, puhkusele ja pensionile, õigus sõnatrüki ja usuvabadusele, õigus tööle, õigus perekonna eraelu puutumatusele, õiglasele kohtupidamisele, kõik on siin 80% ringis või ka rohkem esindatud. Et naistel ja meestel peaksid olema võrdsed õigused, on 68%, õigus koonduda ühingusse liikudes 59%, aga panime ka siis kontrollküsimuseks sellise variandi, et õigus riigi poolt tagatud keskmisele sissetulekule ja siin nüüd selgubki, et 52% arvab siis, et see peaks tõesti nii olema, et see on ka inimõigus. Et see näitab sellist teemade ähmasust ja võib-olla osa vastajate puhul ka vähest süvenemist. Aga mis siis on kõige olulisemad? Inimestele loomulikult õigus elule ja õigus võrdsusele seaduse ees ning kolmandalt võrdselt siis õigus haridusele, õigus tasuta arstiabile ja ravile. Need on teemad, mis tulid välja. Samuti ka õigus tööle on kohe nende esimeste seas. Nii. Veel lõpuks ka uurisime, et kuhu inimesed pöörduksid, kui need õigusi rikutaks, siis kõigepealt kohtusse, Eesti kohtutesse, juristide poole, õiguskantsleri poole ja ka Eesti Inimõiguste Keskuse poole ning Inimõiguste Instituudi, Euroopa Inimõiguste Kohtu poole esimeses järjekorras ei pöördutaks, kuid on siiski vastajaid 18%, kes kolmandas järjekorras pöörduks
Euroopa Inimõiguste Kohtusse, kui nad leiaks, et nende õigusi rikutakse. Räägime nüüd ka mõne sõnaga kokkuvõttest, mis tuli ekspertide uuringust. Et eksperdid olid siis meil selles mõttes eksperdid, et nad puutuvad kokku erinevate teemadega, näiteks MTÜ-de esindajad, et erinevad MTÜ-d, kes on mõned konkreetse teemaga tegelevad, näiteks Lastekaitse Liit, Puuetega Inimeste Koda ja teised erinevad, et kõik nad puutusid kokku peamiselt ühega, võib-olla mõne kitsama teemaga. Lisaks olid ekspertide seas siis ka meedia esindajad, oli kõrgkoolide esindajad ja ka ministeeriumide esindajad, valitsusasutuste esindajad. Ja põgusaks kokkuvõttest võib siis öelda, et ekspertide hinnangul siis klassikaliste inimõigustega Eestis probleeme ei ole, tagatud on poliitilised õigused, õigus elule, demokraatia ja sõnavabadus, et siin ei olnud kahtlust. Samas siiski mainiti, et kuigi seadusandlik pool on meil korras, ei ole reaalelus paraku kõik õigused alati tagatud ja tuleb ette inimeste põhiõiguste rikkumisi. Kõige haavatavamate gruppide poolt toodi välja on siis paljulapsest pered, lapsed, pikaajalised töötud, naised, eakad, puudega inimeste pereliikmed, puudega inimesed ise, inimesed hooldusasutustes ja samasoolised paarid. Aga teadlikkus inimõigustest on küllalt madal. Seda järeldasid eksperdid, kui nad nägid elanikkonna uuringu tulemusi. Ja võimendatakse sageli üle olmekonflikte ja nähakse inimõiguste raames selliseid teemasid, mis seda ei ole. Samas kodanikuühiskond on meil algusjärgus ja MTÜ-del on päris suur roll ja osa, et inimeste teadlikkuse tõstmisel. Ja üks teema, mida eksperdid rõhutasid, on see, et kahjuks oli inimesed ka enda õigustega kursis, ei tea, kuhu pöörduda, kui õigusi kaitstakse ja teisalt ei ole ka kursis vastu võetud seadustega, et ei tea. Ja küllaltki, et me puudub Eestis tolerantsus vähemusgruppidesse. Ma natuke vabandama, natuke ajaga vast kinni pidama. Just. Ja üldine kokkuvõte, siis ma ei hakka enam uuesti üle lugema, et 54% inimestest arvas, et Eestis on kõik õigustega korras, 29% arvavad, et esineb rikkumisi ja põhjused on siis riigi tegemata jätmised ja ühiskonnas levivad hoiakud, mis on visad muutuma. Peamiselt on siis 2 sellist suuremat teemat, see tuli välja ekspertide uuringust. Ja kokkuvõttes peab siis ütlema, et teema on keerukas lihtinimesele, kui elanikkonna käest küsida, sest ka inimeste õigusteadlikkus ei ole väga kõrge paraku, aga rahva teadlikkus selles osas tuleb kindlasti edaspidi tõsta ja ka venekeelse elanikkonna puhul võiks leida paremaid võimalusi kommunikatsiooniks ja lõimumispoliitika elluviimiseks. Aitäh! Ja nüüd on meil, palun teil siis, see rahvusvaheline osa ka. Ma tulen veel korra tagasi siin järgmise teemade ringiga, ei tea, kuidas see siin nüüd edasi kruvib. Nii, need oleks rahvusvaheliste organisatsioonide hinnangud inimõigustele ja paraku aja nappusel on mul võimalus teha siit ainult väga kontsentreeritud valik pärast, kui teil on käes aruanne, te loete seda, saate täpsemalt ja põhjalikumalt ülevaate, mida rahvusvahelised organisatsioonid on Eesti puhul rõhutanud. Esmalt Eestil on rahvusvaheliselt inimõigusi austava riigi maine, kes teeb probleemidele lahenduste leidmiseks rahvusvaheliste organisatsioonidega ausat ja konstruktiivset koostööd, nii et rahvusvaheliste organisatsioonide üldhinnang Eesti inimõiguste olukorra kohta on hea. Pariisi printsiipidele vastava inimõiguste kaitse edendamise asutus aga Eestis seni puudub. See ei tähenda, et Eesti neid rikub, aga ilmselt Eesti peab lähemal ajal selle asutuse loomise peale ilmselt tähelepanu pöörama. Kuigi Eesti edusamme soolise võrdõiguslikkuse seaduse, võrdse kohtlemise seaduse, soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku institutsiooni kehtestamisel üldiselt rahvusvaheliselt hinnatakse, siis väljendatakse siiski muret, et volinik on alarahastatud ja seetõttu võib tekkida olukord, et ta ei suuda seaduste täitmist täpselt jälgida.
Inimkaubanduse koha pealt soovitatakse Eestile jätkuvalt ja järjekindlalt tegeleda inimkaubanduse ennetamise, tõkestamise ja selle eest karistamisega. Hinnatakse Eesti jõupingutusi ja saavutusi etniliste eestlaste ja mitte-eestlaste vaheliste suhete ning sotsiaalse sidususe edendamisel, kuid siiski tehakse Eestile järjekindlalt soovitusi rahvusalusel diskrimineerimise ärahoidmiseks, selle vastu võitlemiseks ja ühiskonna sidususe parandamiseks. Juhitakse järjekindlalt tähelepanu vajadusele vähendada kodakondsuseta isikute arvu. Roomade asjus soovitatakse Eestil võimalikult täpset teavet nende arvu ja olukorra kohta, eriti seoses nende haridusteega. Oodatakse Eestilt aktiivset tegutsemist negatiivsete stereotüüpide vastu võitlemisel, diskrimineerimise ärahoidmisel ja kultuurilise mitmekesisuse väärtustamisel. Tunnustades, et juudi kogukonna esindajate sõnul ei esine struktuurset diskrimineerimist riigivõimu tasandil, juhitakse tähelepanu vajadusele võidelda negatiivsete stereotüüpide vastu. Õigus isikuvabadusele ja puutumatusele ning õigus õiglasele kohtumenetlusele, et 31. detsembri 2011 ehk siis aastataguse seisuga on Eesti suhtes alates 1993 tehtud Euroopa Inimõiguste Kohtus kokku 26 lahendit, millest 22 puhul tuvastati vähemalt üks Euroopa Inimõiguste konventsiooni artikli rikkumine. Kui võrrelda teiste riikidega, siis see arv on tegelikult ju äärmiselt väike. Ja sellega ma võib-olla selle väga lühikese põgusa kokkuvõttega lõpetaksin ja annaksin moderaatorile uuesti sõna. Aitäh ja palun teid siis siia püüne peale. Nüüd on meil diskussiooni, aga ma ise esitaks algatuseks ühe küsimuse, et turu-uuringud on teinud väga erinevaid uuringuid. See oli nüüd esimene, mis oli inimõiguste teadlikkusest ja probleemidest. Et kas need tulemused võrreldes teiste uuringutega olid oodatavad või oli midagi üllatavat? Selles mõttes võib öelda, et mitte ta ei ole nagu oodatav tulemus, aga paraku küll on näha, et paljudel inimestel on tõesti majanduslik olukord raske ja seoses majanduslangusega ei ole see olukord ikkagi hakanud lihtinimestel muutuma ja püütakse siis erinevate teemade all tõesti tuua oma seda raskest olukorda välja ja tõesti erinevate teemade all sellest rääkida igal võimalusel, kui inimeste käest küsiti, et midagi ei ole teha ja siis läheb ta ka inimõiguste teema alla. Aitäh. Nüüd oleks meil paariks küsimuseks ka saalist aega, et kui kellelgi on küsimus, siis palun käega märku anda, siis need kenad neiud annavad teile mikrofoni on vajalik ka selleks, et tõlgid kuuleksid ja siis palun. Härra Rannut, prosektor paistab silma veidi. Tänan selle väga põneva ülevaate eest. Mind huvitab just selline rahvuslik jagunemine inimõiguste mõistmise küsimustes. Nagu me nägime, venelased peavad põhilisteks inimõigusrikkumisteks just kodakondsusega seonduvat, õigust emakeelsele haridusele ja viimane oli vähene konkurentsivõime töökohtades. Kui me neid vaatame, siis tegemist ei olegi inimõigustega, vaid need on teatud sellised poliitilised arusaamad, millel on ehk õrn kokkupuude kogu temaatikaga. Samas oli näha, et informatsiooni nende kohta venekeelne elanikkond lisaks ei soovi. Teiste sõnadega on välja kujunenud juba kindlad stambid, mille kaudu mõeldakse ja millega opereeritakse nii-öelda inimõigusküsimustes, mis aga seda ei ole. Minu küsimus oleks see, et kuivõrd palju üldse arusaamine inimõigustest venekeelsel ja eestikeelsel elanikkonnal kattub? Teeme nüüd nii, et me vastame hiljem kõikidele küsimustele koos, et esitame praegu mõned küsimused ära. Kas on veel soovijaid? Mulle tundub, et ma hetkel ei näe, siis
aitäh teile ja palun vastata siis küsimusele. Aitäh, võib-olla ma vastan esimesena ja annan Karinile siis ka sõna edasi, sellepärast, et tegelikult sellest uuringust eestlaste ja eestikeelsete eeskätt ja mitte eestikeelsete inimeste erinevus joonistus välja, see oli ka siin ühel tabelil. Aga tõepoolest see niimoodi on, et küllaltki arvestatav hulk inimesi, eeskätt just nende hulgas, kes leiavad, et Eestis rikutakse inimõigusi, peavad inimõiguste rikkumiseks asju, mis üldiselt klassikaliselt ei kuulu inimõiguste alla. Ja siin on eesti ja venekeelsete inimeste vahe, või võib öelda isegi pigem võib-olla muukeelsete inimeste vahe ja arusaam erinev, et kui eestikeelsetel inimestel kõige suuremaks probleemide ringiks on sotsiaalprobleemid, see, et neile on ebapiisav sissetulek, see, et valitsus ei ole taganud nendele keskmist palka, siis muukeelsetel inimestel on tõesti keele ja kodakondsuse küsimused ja tõepoolest ka neid ei saa klassikalises mõttes, vähemasti selles kontekstis, nagu inimesed seda tunnetavad nüüd inimõiguste rikkumiseks pidada, sest see, et riigikeeleoskus on vajalik mõnedel ametikohtadel, see, et riigikeelt tuleb koolis õppida, see on ju elementaarne igas riigis ja mis kodakondsusesse puutub, et selle üle võib ju debateerida, kas Eesti kodakondsuse saamise tingimused on liiga keerulised või on nad liiga lihtsad, aga küll on absoluutselt igal ühel, kes Eestis elab ja Eesti kodakondsuse seadusest olenevaid tingimusi täidab, Eesti kodakondsus ka saada. Nii et sellist olukorda, et inimestel ei ole õigus saada Eesti kodakondsust, ei eksisteeri ja seda ei saa samuti pidada ka kuidagi diskrimineerimiseks ja inimõiguste rikkumiseks. Aga palun võib-olla Karin täpsust. No, palju ei olegi siin täpsustada, et Tiida jah oli ja ühel slaidil olid siin ka välja toodud need erinevused, et tõesti mitte eestlastel siis on rohkem välja toodud neid diskrimineerimise küsimusi, aga keelelist diskrimineerimist või siis hariduses, et ei saa emakeeles haridust ja kodakondsusprobleeme, kuid siiski natuke ka väikse palga ja pensioni probleeme, aga vähem näiteks toovad nad välja naiste õigustega seonduvat ja mõningaid muid probleeme. Et nii ta paraku on. Aitäh esinejatele ja